Hei, vägevat 2023. aastat sulle. Tahan sulle täna rääkida eesmärkidest ja sihtidest. Vaata, kui on aasta lõpp või uue aasta algus või aastavahetus või aasta viimased päevad, siis reeglina väga paljud inimesed maailmas siis seavad omale uue aasta eesmärke. Ja paraku on niimoodi, et enam-vähem selleks ajaks juba on need eesmärgid unustatud või kaome sinna vanadesse harjumustesse ära. Aga mina tahan sulle täna rääkida sellest, et mina näiteks ei sea omale eesmärke. Kohe ma räägin, mida ma siis endale tegelikult sean. Vaata, eesmärk minu jaoks on mingi konkreetne mõõdetav asi, millele ma saan panna taha tähtaja, eks. Näiteks ma ei tea, ostan korteri 1. maiks 2023, näiteks, täiesti niisugune asi. Aga vaat see ongi see, et sellisel juhul selline eesmärk on liiga ambitsioonikas eesmärk, mis meid tegelikult võib vastupidi stressi viia. Selle asemel, et seada endale eesmärke, sean mina endale sihid. Ja mis on see siht? Mis vahe on eesmärgil ja sihil? Siht on see, et ma panen omal nii-öelda ootused, kas siis selleks aastaks või üleüldse elus, et mida ma tahan. Ja erinevates eluvaldkondades reeglina ma sean omale sihid. Ja siht on siis see, kus ma mõtlen, sellises toonis küll oleks tore, kui käesoleval aastal või aastal 2023 ostaksin omale ühe korteri investeeringu jaoks näiteks. Ja miks see on minu jaoks oluline, et mitte panna sellisele suurele ambitsioonikale mõttele tähtaega peale, on sellepärast, et miks ma ei tee sellest eesmärki. On sellepärast, et kui see tähtaeg hakkab lähemale jõudma, siis mis juhtub minu sisemuses? Siis on see, et ja kui ma ei ole seda saavutanud või saavutamas, siis juhtub see, et ma lähen stressi, ma lähen närvi ja ma mõtlen selle peale, et tekib see pinge selle sihi ja minu selle nii-öelda praeguse seisu vahel. Ja siis miks ma ei ole seda veel saanud selle sooviga? Ja ma lähen nagu pingesse ja siis ma hakkan mõtlema mingeid jaburaid mõtleid, kuidas ma veel võiksin saada selle lähemale, kuidas oma eesmärki selleks ajaks täita. Ja mis lõppkokkuvõttes sellega kaasneb kogu selle asjaga on see, et mu enesekindlus läheb madalamaks. Eks? Tekib jälle see, et Liina, jälle sa ei saavutanud, jälle sa oled mõttetu ja nii edasi. Selle asemel ma panen omale sihi, et kui on nagu super hästi, siis mul saab olema sellel aastal üks investeeringukorteri juures. Eks? Ja sellega on see lugu, et mul peab olema see loomulikult usk, et varem või hiljem see juhtub. Aga ma ei pea mõtlema, et nüüd on see tähtaeg lähemal. Ja on ka veel see, et kui ta see aasta juhtub, läheb järgmise aasta. So what, et on ka see, et ma ju ei tea, mis saab, ma ei tea, antud näite puhul majanduslikust olukorrast, mis toimuma hakkab turul seal nii edasi. Et kui siin nii-öelda on ärevad ajad ja ähvardatakse igasuguste kriiside ja asjadega. Aga see on konkreetse näite puhul. Aga alati on see, et elu juhtub, elu tuleb vahele ja ma ei pingesta ennast nüüd sellega, et kui mul selleks ajaks ei ole, et siis hakkad nagu justkui iseendaga liidlema. Ma väldin seda. Nüüd, mis asi on minu jaoks eesmärk? Nagu ma ütlesin, eesmärk peab olema konkreetne tegevus, konkreetne mõõdetav asi. Just kui ma paneks sellele korterile taha tähtaja ja ongi konkreetne mõõdetav asi, on mul see siis või ole. Aga nagu ma ütlesin, ma liiga suurtele nii-öelda sihtidele ei pane tähtaega taha. Vaid eesmärgid minu jaoks on lihtsad, väikesed, väga lihtsasti tehtavad tegevused. Nüüd, kui me toome selle korteri näite, mis on täna konkreetne asi, mida ma saan ära teha, et ma saaksin näiteks sellele korterile lähemale. Ja ma ei tea, lihtne näide on, lähen vaatan, võtan lahti, ma ei tea, kv.ee ja vaatan, mida hetkel üldse turul pakutakse. Lihtsalt teen iseenda jaoks ülevaate. See on väga lihtne tegevus.
see ei nõua minult mingisugust, ma ei tea, mis eeltööd, on ju. Ma saan selle kas või kohe praegu ära teha, aga kuna elu juhtub, siis ma ei tea, annan endale aega, et nädala aja jooksul teen selle tegevuse ära. Vot see on eesmärk, saab tehtud kindlalt, on ju. Noh, kui ma seda ka ei suuda ära teha, noh, siis siin on ilmselgelt eneseväärtustamise küsimused, enesedistsipliini küsimused, palju ma siis iseendale tegelikult nii-öelda iseennast usaldan ja iseendale panustan, et saada elus seda, mida ma siis soovin. Aga saate sellest vahest aru, eesmärk on väga lihtne tegevus, mida ma võiksin kas või kohe ära teha, aga ma annan selle mõistlikule aja, et selle aja sees see asi saab tehtud. Aga kui see on väga ambitsioonikas, näiteks, ma ei tea, olen leidnud omale töö, mis toob mulle, ma ei tea, täieliku rahulolu näiteks. Minu investeeringud sellel aastal kasvavad, ma ei tea, selliseks, mul on selline suhe ja nii edasi, et sa ei saa seda kohe teha, see nõuab väga palju tööd, selles mõttes tegevusi, et me lõppkokkuvõttes sinna jõuaksime, eks. Ehk siis, mis ma teen, ma sean omale sihid, mille poole ma liigun, mul peab olema väga kindel usaldus, et need varem või hiljem saavad teoks, aga ma liigun sinna poole. Ja just need liikumised on siis need väiksed eesmärgid, väiksed tegevused, mis saavad kindlateks aegadeks tehtud. Ja Google'ist võid otsida ka Smart Goal, et mina lähtun sellest. See peab olema nii-öelda tark eesmärk, et tähtaeg, konkreetne tegevus ja nii edasi. Ma soovin sulle edukat nädalat. Ma loodan, et sa ei ole oma lubadusi ära nii-öelda unustanud ja sellel aastal väärtustad ennast ja päriselt võtad aega, seda olulist, tähtsat aega, et viia ellu oma unistused. Kohtume järgmine nädal.